Perearsti vastuvõtul on 5-aastane tütarlaps, kelle mureks on vasaku talla, suure varba põhiliigese piirkonnas paiknev tihke nahamoodustis. Vaevus on olnud tütarlapsel umbes aasta, seda on ravitud konservatiivselt kasutades konnasilmaplaastereid ja paikseid külmutussegusid, kuid selle efekt puudub. Meie protseduuri eesmärk on eemaldada konnasilm kirurgiliselt, kasutades selleks kirurgilist instrumenti, kirurgilist lusikat, küretti. Protseduur algab piirkonna desinfektsiooniga ning lokaalanesteetikumi 2% lidokaiini manustamisega. Teostatakse välja anesteesia ning vaatlusel on tegemist täpsemalt 2 piirdunud klaavusega. Protseduur lokaalanesteetikumi manustamine on üsna valulik. Järgneb küretiga, kirurgilise lusikaga piiristlemine terve epidermise ja haiguslikult muutunud konnasilma ehk klaavuse korpuse vahel. Nahk on erineva resistentsusega võrreldes klaavuse piirkonda ja tervet muutusteta nahka. Tegemist on täpsemalt ogaga ehk maakeeles südamikuga, konnasilmaga ning see südamik, spiina, avaldab mõningast survet närvidele ning periostile ning põhjustab päris olulisi vaevusi liikumisel. Poolnürilt õnnestub klaavuse eemaldamine üsna hõlpsalt. Esimene klaavus on eemaldatud ning järgneb teise, nii-öelda sõsarklaavuse eemaldamine. Veritsust saab vähendada komprimeerides, aga järgneb teise klaavuse eemaldamine. Algselt teostatud infiltratsioon anesteesia toimib ning järgnev protseduur ei ole kuigi valus väikesele patsiendile. Aga poolnürilt eemaldades eemaldub klaavus ka selles piirkonnas üsna hõlpsalt. Järgneb piirkonna vaatlus ning veritsuse pidurdamine komprimeeriva survesidemega. Eemaldatud on klaavus epidermisega piirnevalt, tähendab seda, et puudub päris naha vigastus ning piirkond paraneb üsna hästi. Järgneb sideme asetamine, kõigepealt vahetult nahaga kontaktis piirkonnale parafiinvõrk, sellele pronovidoon salvside, infektsiooni ning sidematerjali kleipumise takistamiseks ning see fikseeritakse paraja tugevusega sidemega. Jälgima peab seda, et sidematerjal ei ole asetatud liiga tugevalt, mis takistaks varvaste verevarustust.
aga varvaste jume on hea ning jätkame sellise survega sideme asetamisega. Järelraviks pöördub patsient pereõe vastuvõtule, kes siis paari päeva tagant vahetab sidematerjali ning orienteeruv aeg paranemiseks on 3-4 päeva. Ja kindlasti peab lapsevanemad jälgima varvaste seisundit. Eemaldatud klaavused on nähtaval ekraanil. Tegemist on siis ogaga klaavustega, klaavus spiina.